Tere hommikust, Erike numbrite keel. Mul on nii hea uudis. Teie, kes olete seal suletud Facebooki grupis, siis te juba nägite seda uudist. Ja tegelikult panin ka YouTube'i eile selle postituse. Meil on nüüd selline aplikene, kuidas seda öelda, arvutusmasin või? Ma ei teagi täpselt. Jah, no ütleme arvutusmasin, siis kodulehekülje peal numbrite keel, kus sa saad siis sisestada sinna oma päeva, kuu ja aasta ja siis see loeb sulle välja edukuse koodinumbrid. Ja teie kõik, kes olete juba osalenud nendes live kohtumistes, siis ma arvan, et olete nii palju infot enda kohta saanud, et aga kui sina ei ole veel osalenud, siis kutsun sind kindlasti üles osalema selles meie live kohtumistes. Et TikTokis on see siis pühapäeviti teen seda tavaliselt ja panen alati info ette ka, et meelde tuletuseks sinna TikToki ja YouTube'i. Suletud Facebooki gruppi ma ei ole alati pannud, võib-olla peaks ka panema. Jah, no hea mõte praegu tuli lihtsalt see, et miks ma sinna pole pannud. No okei. Et pühapäeviti ja siis kell 7 on see TikTokis. Kui sa TikTokis ei ole, siis sa saad osaleda kell 8 siis YouTube'is. Sinna saavad kõik vabalt ligi päästa, tulla, osaleda. Sünad lähevad sassi. Ja siis seal ma võtan tavaliselt umbes 5 inimest, kes edukuse koodi kohta tahavad teada. Käige arvutage see enne ära, seal kodulehekülje peal. See annab kohe hästi kiire sellise kergenduse. Mul on küll hästi armas abiline Margit alati seal, et aga siiski, nüüd te saate kõik seda ise endale välja arvutada. Ja siis me räägime ka nendest paarisuhetest, ehk siis kui panete mulle, et kuidas sobib kokku näiteks 10 ja 18, siis ma natukene analüüsin seda. Kõik on üleüldine informatsioon puusa pealt minu kogemustesse, mida ma siin juba kogu aeg iga päev teen neid analüüse ja olen sügavalt selle numeroloogia sees. Metsikult meeldib. Päriselt. No vot. Aga natuke tahtsin edukuse koodist rääkida, et kui te selle numbri saate, siis te mõtlete, et no, mis see siis on? Ja, no valem on siis selline, et esimesed 3 numbrit tulevad niimoodi, et esimene number tuleb su sünnipäev ainult kokku liita. No kui oled sündinud 23, siis esimene number tuleb 5. No kui sa, ja teine number tuleb siis sinu kuu kokku liita. No kui sa oled juuli, siis on 7 on ju. Kui sa oled detsember, siis on 3. 3. number on siis sinu sünniaasta kokku liidetult. Ja 4. number on siis elude number, ehk siis kõik eelnevad numbrid kokku. Siis sünnipäev, kuu ja aasta kokku. Või siis need 3 numbrikest, mis sealt tulid. Siis niimoodi see arvutusmasin seda teeb. Ja 5. number tuleb siis nii, et kõik need eelmised 4 numbrid kokku. Mida need numbrid tähendavad? Seda võib-olla kõik ei tea. Seda isegi need, kes kirjalikku saavad, siis nemad ei saa sellest vist teada niimoodi. Suulistele ma alati räägin seda. Edukuse kood tegelikult tuleb sinu sünnikaardist, kõige olulisemad numbrid sünnikaardist. Esimene number, isiksus, kes sa oled? Muidugi sünnikaardist tuleb nagu väga palju sinu kohta veel informatsiooni, aga see on nagu üks kõige üleüldisemaid. Ja. Siis teine number on vaimsus. Ehk siis sinu selline sügav sina. Sünnikaardi jälle, kui sa endale võtad, siis sealt tuleb välja endiste elude kogemused ja kõik muud asjad. Aga edukuse koodi analüüsi, seda on võimalik täiesti ise endale personaalselt võtta. Ja kui ei soovi võtta personaalselt, siis osale lihtsalt laivides, et seal igaüks saab midagi. Ja nii nagu need, kes on mitmeid kordi olnud, siis ütlevad, iga kord ma jälle natuke lisan sinna juurde. Ja siis vaimsus räägib sulle sinu sügavat sina, aga kui seal on näiteks number 3, number 4, number 5, siis ma räägin sellest numbri energiast nendes live kohtumistes. 3. number. Sünnikaardist ta jällegi siis tähistab sinu ametid, mis sulle kõige rohkem sobivad. Ja nüüd live kohtumises ma olen natukene seda siis harrastanudki, et ma igal ühele siis numbrite kohta siis natukene ka annan seda informatsiooni. Nii nagu ma ütlen, see on üleüldine, sellepärast, et sünnikaardist, sinu isiklikust sünnikaardist tuleb see siis välja nagu isiklikult. Ja igal ühel tuleb seal natuke rohkem neid valikuid, kui see, kui ma laivides ütlen. Sest see ei ole ju, ma ei tee ju kõigile seal 60 inimesele kohe sünnikaarti. 4. number on elude number.
siis edukuse koodis ja see on hästi huvitav. Selle kohta on video ka olemas ja üsna pea ma teen nüüd niimoodi, et ma panen avalikuks teile kõigile selle elude numbri video ja klubi liikmetele teen siis hästi täpse analüüsi iga numbri kohta. Et see oleks veel mahukam, hästi huvitava selle peatükiga sain seal kokku. Tähendab, et peatükiga kokku. Sain hästi huvitav peatükiga kokku tehtud. Ja uurisin ja puurisin. Mega põnev. Et mul on seal juba 3 elude numbrit valmis tehtud. Ja vaatan siis, millal ma klubilistele seda niimoodi nüüd ette hakkan lindistama. Ja, see selleks. Siis sealt tuleb välja tegelikult, kui sa võtad selle oma analüüsi jällegi, see number tuleb sealt 3 nurgast ja see viitab sinu millele? Suhetele üleüldse. Elude number muidugi see viitab sellele, et mis sul niimoodi nagu missioon siin on. Muidugi siis, kui sa võtad analüüsi jälle, siis missioon tuleb veel nagu võimsate numbritega sealt välja, et see ei ole ainult see elude number. No ühesõnaga, näide siit, näide sealt. Ja aga sealt tuleb väga hästi põnevaid asju välja elude sellest edukuse koodist. Ja 5. number on siis edukuse koodist tervis. Ja siis ma ütlen alati seal live kohtumistes ka, et kuna minu viimane number on 7, siis ma tean ainult 7 tervise asju. See kuidagi ei jää mulle pähe. Ja ma pole isegi nagu muretsenud sellepärast, et ta mulle pähe ei jää. Et igaüks saab seda siis täpselt teada juba oma isiklikus sünnikaardis, kui selleks soov ja tahtmine ja võimalused on. Seda endale soetada. Vot, sellised asjad, aga osalege laivides ja jagage seda YouTube'i kanalit edasi. Hästi huvitav on. Nagu mega põnev on selles suhtes, ma ei tea miks, aga YouTube'is on seda kõige mõnusam teha. Et ma olen väga tänulik, et sa oled YouTube'is ja et sa oled tellinud ja kusjuures ma tahaks natuke südamele panna. Ma ju käin vaatamas YouTube'i stuudios, kui palju tegelikult on siis neid, kes on siis kanali tellijatest vaatajad ja kes on siis mitte kanali tellijate vaatajad, siis teate, uskuge mind, ma olin kohe üllatusest perseli kukkumas seepärast, et neid inimesi käib seal luusimas mingi 60%, ehk siis poole rohkem. Seda saab sealt nii kihtilt vaadata iga video pealt kohe eraldi. Kes siis ei telli kanalit ja käib seal vaatamas, aga ma olen teile ka kõigile nagu selles suhtes tänulik. Aga kui sul raske ei ole, siis kliki sinna peale. Seepärast, et tellimise nupu pealt saab ju vaadata, et kas sa tahad kõik videod, et ta annab sulle teada või siis nagu valikuliselt, et ei pea ennast seal üle stressama. Ma vahest satun hoogu, teen iga päev mingi video ja vahest lööb nädalas ainult 1. Et nii ta on. Aga vahva. Õues on nii selline karge. Sõrmed külmetavad juba siin sobivasti. Okei, ega siin midagi, ma olen tegelikult siga õnnelik. See sai tehtud nii kihvti naise soovi järgi. Aitäh sulle, kallis naine. Ja ta tegeleb nii huvitavate asjadega nagu poolvääriskividega tegelikult ja tal on praegu, ma tean, et ma saan sellest natuke rääkida. Tal on nüüd töö all nii nimetatud, ma saan siis esimese käevõru, mille ta on siis teinud edukuse koodi alusel. Ma tulen sellest kindlasti video teile tegema ja meil on siis plaan teile kõigile natukene nendest rääkida, kui me oleme saanud nii kaugele, et paneme iga edukuse koodi numbrile siis kristallid sinna taha, õigemini tema paneb, mina ei ole kristalli teadlane üldsegi kohe mitte, aga oma käevõru ootan. Ja et see nagu toetab seda energiat veel rohkem. Ma ütleksin siin, et jah, on teatud nüüd numbrid isiksused, kes mõtlevad, et issand, juba see on mingi jumalast pläma. Noh, las ta olla pläma. Minu meelest on vahva, mulle meeldivad käevõrud niisamagi. Ja miks mitte siis võtta selline ehe, mis toetab sinu konkreetselt edukuse koodi numbreid. Ehk siis see annab sulle veel võimsust juurde. Ja teate, mis ma olen suht kindel, enamus kanali tellijaid on seda meelt, et mis see siis ikka on, kui uskuda nendesse asjadesse, mis siin meie ümber on. Ma ei teadnud, kuidas lauset lõpetada praegu. No saate aru küll, et siin on veel midagi peale meie ja 3 koera. Näete, siin nad on, ratsutavad.
Memm on ka täna kuidagi väga aktiivne, see külm teeb head, hoiab järgsena. Siis kui on soojad ilmad, siis ta ei viitsi üldse liikuda. Näete, nüüd on kogu aeg sabas. Täiesti mega vahva. Kuule, aga vahvat teisipäeva. Ja siis kohtume seal laivides ja aitäh, et kanalit jälgid ja käi vaata oma edukuse kood valmis, kui laivi tuled. Ja mine juba niisama luusi vaata, kas töötab. Ja kui midagi seal tekib, mingi trükiviga, et see ei tööta millegi pärast, siis sa said siit videos ka endal selle valemi teada, kontrolli igaks juhuks üle ja anna teada ka, kui see ei funka, aga ta peaks väga hästi funkama. Juba mitu korda üle kontrollitud. Ma olen nagu mega õnnelik. Aitäh! Mul on nagu mega vinged naised meeskonnas. Jah, meid on jah ainult naised, ma peaks ütlema, aga uskumatu komplekt. Võt nii. Tahan hullult ühe asja siia veel taha ütelda, aga noh, jätan teiseks korraks. Muidu läheb siis targutamiseks. Võt nii, tšauki-pauki, merike numbrite keel.